See on pikk lugu ja ma pean alustama päris algusest. Mina tulin tolleaegsesse ettevõtluse arendamise sihtasutusse, mis oli siis värskelt moodustunud, tööle aastal 2003 ja kosmoseagentuuri juurde me jõudsime ilmselt kusagil aastal 2005. Ja selle põhjuseks oli tolleaegne EAS-i juhatuse liige Alar Kolk, kes andis mulle ülesande koostada kiri, et ettevõtluse arendamise sihtasutus tahab liituda Euroopa Kosmoseagentuuriga. Ja siis me kirjutasimegi taolise ilusa kirja ja otsisime üles Kosmoseagentuuri aadressi Pariisis ja saatsime selle teele. Ja mitte midagi ei juhtunud. Aga samal ajal oli Eestist saamas Euroopa Liidu ja Euroopas tegutsev uus riik ja Eestit hakati kutsuma mitmesugustele üritustele ja hakati kutsuma ka kosmosevaldkonna üritustele, Euroopa omadele. Ja keda siis ikka sinna kutsuda, kui mitte Tartu observatooriumi direktorit, kes oli tollel ajal siis Laurits Leedjärv. Ja Laurits, küll ta räägib siis sellest juba ise täpsemalt, aga Laurits osales ühel Euroopa üritusel, kus olid ka kosmoseagentuuri inimesed ja need kosmoseagentuuri inimesed tulid Lauritse juurde ja ütlesid, et sihukene huvitav kiri saabus EAS-i käest. Et kosmoseagentuur on selline organisatsioon, mis ajab asju riikidega, valitsustega, aga mitte valitsuste allasutustega. Et olge kenad, tõstke suhtluse taset. Ja sealt see siis lahti läks, aga loomulikult me olime piisavalt palju teinud juba eeltööd siin Eestis ja oli olemas selline nähtus nagu kosmosepoliitika töögrupp, kus olid siis nii ülikooli esindajad, ettevõtluse esindajad, ministeeriumite esindajad, kus me siis ajasime seda kosmose asja selleks, et just nimelt poliitilist tuge sellele ettevõtmisele saada. Ja selle kirja kohale saabumise tulemus konkreetselt oli siis see, et 10. märtsil 2006 me käisime Pariisis ESA peakorteris Eesti delegatsiooniga ja selles delegatsioonis oli siis Tartu observatooriumi direktor Laurits Leedjärv, Kristo Reinsalu MKM-ist ja mina ja delegatsiooni juhtis haridusministeeriumi kõrghariduse teaduse asekantsler Kristjan Haller. Ja siis me kohtusime seal ESAs selliste mitte väga kõrgete ametnikega, aga piisavalt kõrgetega selleks, et mingisuguseid järgmisi protsesse käivitada. Ja selle visiidi tulemus oli see, et 30. juunil saatis tolleaegne majandusminister Edgar Savisaar ESA tolleaegsele jälle peadirektorile Jean-Jacques Dordainile kirja, kus ta avaldas valitsuse tasandil soovi alustada koostööd. Nüüd võib-olla peaks veidikene selgitama, et mis asi see kosmoseagentuur on ja miks üldse on nagu mõtet taolise organisatsiooniga liituda. Ja see
taust on kahtlemata väga oluline selles mõttes, et tegemist on unikaalse organisatsiooniga. Et hetkel teist sarnast maailmas ei ole, kuigi praegu tekivad kosmoseagentuurid nii Aafrikasse kui Ladina-Ameerikasse. Aga Euroopa Kosmoseagentuur on siis Euroopa riikide ühendus ja kindlasti selle üks tekkepõhjus on see, et nii Ühendriikides kui Nõukogude Liidus käivitusid suuremahulised kosmoseprogrammid, aga Euroopas on tegemist ikkagi tollel ajal ei olnud Euroopa Liitugi veel eraldiseisvate riikidega ja on täiesti mõistetav, et need riigid üksinda ei pruugi olla kosmosevaldkonnas, kus on vaja suuri ressursse, väga edukad. Ja seetõttu siis mõeldi, millist koostööd oleks võimalik teha ja see koostöö realiseerus siis 75. aastal läbi ESA, Euroopa Kosmoseagentuuri konventsiooni, kus juures see konventsioon on tänase päevani muutmata. Mis näitab seda, et 50 aastat tagasi suutsid inimesed välja mõelda sellised koostööpõhimõtted, mis sobivad nii prantslastele, itaallastele, inglastele, hispaanlastele ja hiljem liitunud kõikidele teistele riikidele ja ka kaasa arvatud Eestile. Ja selle konventsiooni üks oluline põhimõte on see, et kõik liikmesriigid, kes panustavad kosmoseagentuuri eelarvesse, sest selleks, et midagi kosmoses teha, on vaja raha, see raha pannakse sinna eelarvesse, aga kosmoseagentuur ise ei ehita raketti. Kosmoseagentuur hangib selle raketi ehitamise. Kosmoseagentuur on tegelikult suur hankeorganisatsioon. Tänapäeval on kosmoseagentuuri aastane lepingute maht 10 000 lepingut. Ja selle kaudu siis saadakse vajalikud tooted ja teenused, et kosmoses midagi ära teha, aga kus need saadakse? Need saadakse liikmesriikide tööstuse ettevõtete käest. Ja nüüd, mis on unikaalne kosmoseagentuuri puhul on see, et on kokku lepitud, et kehtib nõnda nimetatud geograafilise tagastuse põhimõte ehk nii palju raha, kui keegi mingi liikmesriik panustab kosmoseagentuuri eelarvesse, on selle riigi tööstusel õigus saada lepinguid. Suured riigid, väiksed riigid, väike riik Eesti ei panusta palju, ESA eelarves on Eesti panus hetkel 0,1%, aga me saame selle raha, mis me sinna sisse paneme, me saame tagasi oma tööstusele tellimustena, lepingutena. Juhul, kui sellist põhimõtet ei oleks Eesti-sugusel riigil võimalik kosmoses suurt üldse mitte midagi teha. Sest konkurents on meeletu ja meie ressursid ei ole selleks piisavad. Aga see põhimõte on sobinud kõikidele suurtele riikidele, keskmistele riikidele, keskmised riigid, Holland, Belgia, Austria, väikestele riikidele. Luksemburg on väike riik, aga kosmos väga võimekas. Ja see kehtib siiamaani, et see on tegelikult täiesti unikaalne printsiip ja tänu sellele siis on meil võimalik seal agentuuris midagi teha ja võib-olla tollel ajal, kui me seda liitumist ette valmistasime, me seda väga hästi isegi ei tunnetanud, aga siin tuleb mängu nüüd üks oluline moment, mille tõi sisse Ene Ergma. Ja Ene Ergma, kes on astrofüüsik, kes oleks võinud rääkida seda juttu, et kosmoses on palju tähti ja neid on vaja uurida ja siis me saame uusi teadmisi ja nii edasi, ei rääkinud üldse seda juttu. Ene Ergma ütles, et kosmoses me teeme majandusliku mõjuga tegevusi. Ehk kogu see kosmoseagentuuriga liitumine on põhjendatud sellega, et see edendab Eesti ettevõtlust. Ja tundub, et see oli nagu õige argument ja asi läkski liikuma. Nüüd selleks, et kosmoseagentuuriga koos midagi teha, tuleb läbida teatud
bürokraatlik protsess, ehk siis see on selline 3-astmeline lähenemisteekond ja kõik hakkab pihta siis esimesest lepingust, mis sai sõlmitud aastal 2007 ja see esimene leping ongi selline pehme leping, mis tähendab seda, et siis Eesti ja Kosmoseagentuur leppisid kokku, et hakkame tegema rahumeelset koostööd, vahetama informatsiooni ja inimesi. Tegelikult see tähendas nagu seda, et selle lepingu ajal hakati uurima Kosmoseagentuuri poolt ja teiselt poolt ka meie hakkasime uurima, mida me oleme suutelised tegema ja kuidas Kosmoseagentuur võiks meiesuguse väikese liikmega hakkama saada. Ja see pehme leping andis meile ka võimaluse hakata osalema ESA rahvusvaheliste suhete komitee koosolekul vaatlejana, mida me siis rõõmuga kasutasime selleks, et seal räägiti selliseid üldiseid ja huvitavaid asju. Ja loomulikult see võimaldas jälle siis luua suhteid ja valmistada ette järgmist etappi ja selleks järgmiseks etapiks oli siis juba oluliselt tõsisem sisu ja selle järgmise etapi sisuks oli siis nõndanimetatud eelliikme periood, mis siis pidi kestma 5 aastat ja selle tingimuseks oli see, et selle perioodi jooksul iga aasta Eesti pidi panustama Kosmoseagentuuri eelarvesse 1 miljon eurot. Nüüd, mis selle 1 miljoni euroga aastas tehakse, see raha tuli Eestisse tagasi läbi lepingute, mis siis sõlmiti Eesti ettevõtetega. Nii, kuidas nüüd üldse sellise asjani jõuda selleks, et need ESA tegelased saaksid aru, et kas meil on siin üldse midagi nagu siis ESA-le pakkuda, siis loomulikult saadeti siia ESA delegatsioon, kes siis tutvus sellega, mis meil siin on, näitasime nendele ettevõtteid ja nüüd me jõuame selle olulise kohani, et ühel hetkel on vaja siis sellist organisatsiooni või kontaktpunkti, kes suhtleb Kosmoseagentuuriga, kes on selleks praktiliseks suhtluspinnaks. Selleks ei saa olla minister, liiga pidulik. Ja siis alati on küsitud ja siiamaani küsitakse meie käest, et miks te üldse selle kosmosega siin tegelete, et kuidas see siia nagu tekkis. Et see on tegelikult kirja pandud mustvalgel sellesse esimesse pehmesse lepingusse, et ettevõtluse arendamise sihtasutus on kontaktorganisatsiooniks. Ja seda ausalt öeldes kusagil mujal ei ole, aga ma pean seda lepingut ikka niimoodi paar korda, paari aasta jooksul jälle kellegile näitama, et siis ära põhjendada, miks me üldse nagu selle asjaga tegeleme. Tänapäeval on muidugi meil kosmosepoliitika ja selles on juba oluliselt kõvemalt asjad kirja pandud, aga sellest lähtudes ja siis me jõuamegi selleni välja, et omal ajal, kui Alar Kolk siis sellise ettepaneku tegi, et hakkame kosmoseteemat ka edendama, siis loomulikult ka tema mõte oli siin taga selles, et ikkagi siis see peaks avaldama mõju ettevõtlusele. Ja sellest tulenevalt siis tuligi minu töölaua peale see ülesanne hakata selleks vahemeheks ehk siis koordineerima kõiki neid sündmusi koos ministeeriumiga, mis siis sellele protsessile järgnesid. Ja siis järgmine sündmus oligi see, et aastal 2010 me jõudsime selleni, et me sõlmisime Kosmoseagentuuriga, minister Parts on selle kirja saatnud
aastal 2009 ja soovib sellega hakata ette valmistama Euroopa koostööriigi lepingut, European Cooperating State Agreement. Mida see tähendas? See tähendaski nüüd just nimelt seda, millest ma enne rääkisin, et Eesti võttis kohustuse maksta 1 miljon aastas 5 aasta jooksul ja ESA toob need rahad Eestisse tagasi, natuke võtab endale ka üldkuludeks, aga selle tulemusena siis meie rolliks kujuneski see, et me pidime leidma need ettevõtted, kes võiksid ESA-le midagi teha ja siis me panime üles sellise temaatilise pakkumiskutse, et tulge, tehke kosmoses midagi huvitavat. Ja neid pakkumiskutseid sai siis kokku üles pandud 3 või 4 ja kokku me siis selle 5-aastase perioodi jooksul tegime 26 lepingut. Ja nende lepingute elluviimise ja nende lepingute sisu oli loomulikult nüüd suureks argumendiks sellele, et kas tasub Eesti-sugust väikeriiki võtta täisliikmeks. Aga mitte ainult. Selle sama protsessi käigus vaadati ka meie sellist administratiivset võimekust, et kas me suudame kosmoseagentuuriga suhelda, kas me suudame olla adekvaatsed partnerid ja toimetada ära kõik need vajalikud toimingud selleks, et siis need lepingud saaksid täidetud ja need lepingud loomulikult ei olnud nüüd sellised, mis on lihtsalt lambist välja mõeldud, vaid need pidid olema ka kasulikud kosmoseagentuurile. See tulemus pidi olema kasulik nii kosmoseagentuurile kui nüüd Eesti poolele. Ja selleks, et seda protsessi ühel või teisel kombel veidi selgemalt inimestele esitada, oli mõistlik lisaks sellele, et meil on siis tore ettevõtluse arendamise sihtasutus, tuua seda terminoloogiat natuke kosmosele lähemale. Ja paljudes riikides on olemas kosmoseagentuurid. Eesti jaoks kosmoseagentuuri tegemine oleks olnud ilmselt natukene liiast, et liiga pidulik ja nii edasi, aga ka paljudes riikides on olemas kosmosebürood ehk space office'id. Ja see tundus nagu selline suhteliselt mõistlik moodus ennast selgelt ja arusaadavalt esitleda kogu maailmas. Ja tundus, et see on siiamaani töötanud nagu suht hästi, et me oleme siin oma maja sees küll kandnud väga erinevaid nimesid ja olnud erinevates osakondades, aga väljaspoolt vaadates on ikkagi see kosmosebüroo nagu olnud selline kontaktpunkt ja töötanud nagu hästi arusaadavalt ja ka mõjusalt. Et näiteks võib tuua seda, et kui siin meie ettevõtetel tekib mingisugune tõrge kosmoseagentuuris, kus on palju lepinguid ja meie leping kipub kusagile teiste vahele ära kaduma, siis sageli aitab see, kui kosmosebüroo juht saadab kurja kirja kosmoseagentuuri ja siis umbes 3 päeva pärast tuleb vastus ja asjad hakkavad juhtuma. Et sellele ettevõtjale sageli nad ei viitsi vastata, ei jõua vastata ja nii edasi, aga siin on natukene sellist ametlikku momenti juures, kuigi tegelikult väga ametlik see asi ikkagi ei ole, aga peaasi, et töötab. Peaasi, et toob tulemused ära. Ja siis me tegimegi seda liitumisprotsessi ette valmistades neid lepinguid, osalesime ESA komiteede töös, me saime juba õigusi juurde osaleda ka siis erinevate komiteede töös ja ka nõukogus saime vaatlejaks. Istusime seal pika nõukogu laua ääres seal kõige kaugemas otsas, kus on observerid. Võtsime seina pealt riiulist nii paksu paki dokumente
ja siis kuulasime, et eriti seal sõna võtma ei kippunud, aga see võimaldas tekitada sellise suhtevõrgustiku ja arusaamise, kuidas ESA sees asjast käivad ja samal ajal siis tekitada ka ESA-le sellise mulje, et me oleme suutelised nendega suhtlema. Et sellise suhtluse juures on väga oluline see, et see suhtlus oleks adekvaatne, et kirjadele tulevad õigel ajal vastused, inimestega on võimalik rääkida, peale kokkuleppeid hakkavad asjad juhtuma ja ilmselt see jättis nagu ESA-le sellise hea mulje, et me saame asjadega hakkama, aga siis nad muidugi ei leppinud ainult selle muljega, vaid nad saatsid Eestisse siis piduliku delegatsiooni, et veenduda selle ettevõtmise nimi oli tehnoloogia audit ja siis tulid vastavad spetsialistid, me käisime siis kohad läbi ja need inimesed, kellega me siis tollele asju ajasime, on siiamaani, kahjuks muidugi jah, me enam nendega ei suhtle, aga nagu minu jaoks sellised väga sümpaatsed inimesed, Pedro Baptista oli üks tehnoloogia auditi läbiviijaid ja siis Bernard Souffrey Šveitsist, Pedro oli Portugalist, Bernard Souffrey Šveitsist oli siis selle PEX-programmi, mis oli see 5-aastane programm, selle koordinaator meie jaoks, nii et mina olen temaga nagu väga palju asju ajanud ja tundub, et heade tulemusteni jõudnud. Nii, aga siis jõudis kätte aasta 2014 ja 2014 hakkas otsa saama see eelliikme perioodi leping. Ja Juhan Parts saatis 11. märtsil 2014 ESA peadirektorile kirja, et eelliikme leping lõpeb 22. septembril 2015 ja me tahame saada täisliikmeks. Et vormistage see asi ära. Ja üllatus, asi vormistatigi ära. Ehk siis muidugi siis läks käima kogu see liitumisprotsess ja liitumisprotsess kosmoseagentuuriga. Selle vormistamine tähendab tegelikult siis ühinemist, liitumist kosmoseagentuuri konventsiooniga. Kosmoseagentuuri konventsioon, nagu ma ütlesin, aastast 75 üks ja sama ja sinna lihtsalt kirjutatakse juurde järgmine liitunud riik. Ja selleks, et nüüd rahvusvahelise lepinguga Eesti saaks liituda, on vaja läbida pikk protsess ja see leping ka Riigikogus ratifitseerida. Nüüd see on kõik selline tore bürokraatlik pool, aga sellega kaasneb ka rahaline pool. Et Eesti võtab sellega endale rahalisi kohustusi panustada kosmoseagentuuri eelarvesse, aga muidugi jah, siis tingimus on see, et meil on õigus see raha sealt lepingute vormis ettevõtetele tagasi saada. Riik ise saab ainult kaudset kasu. Ja tänu heale tähtede seisule ja tänu sellele, et meil oli pikalt üks ja sama valitsus, Andrus Ansipi valitsus, Ene Ergma oli Riigikogu esimees. Inimestel tekkis arusaamine kogu sellest protsessist ja see protsess jõudis positiivsete otsusteni nii rahastamise kui ka siis asja vormistamise osas. Ja see viis siis selleni, et tolleaegne 2015 ametis olnud majandusminister Anne Sulling sai 4. veebruaril Pariisis alla kirjutada siis liitumislepingule. Nüüd loomulikult sellest üksinda ei piisanud, sest asi jõustub siis, kui liitumisleping on ratifitseeritud Riigikogus. Riigikogus see leping jõudis juunis 2015 ja mina olin, muide samal ajal olin Pariisis ESA nõukogu koosolekul ja vaatasin siis ülekannet Riigikogust.
ja vaatan seal, ESA peakorteris oli siis delegatsioonidel kõigil ja on praegu ka siis on oma väiksed toad. Ja siis ma olin seal koosoleku vaheajal, vaatasin seda ülekannet ja noh, kõik läheb nagu hästi, äkki Anne helistab mulle, ütleb, et me ei saa seda ratifitseerida, kuna siin on üks juriidiline konks. Ja noh, täiesti hull olukord, aga tänu juriidilistele nõuandjatele, Riigikogu juristidele, see küsimus ei olnudki siis juriidiline, vaid lahenes niisama ja siis võtsid erinevad parteid Riigikogus sõna ja nende sõnavõttude juures oli kõige toredam see, et ega need Riigikogu liikmed nagu väga sellest kosmosest ei rääkinud, kes seal sõna võtsid, et nad ajasid seal rohkem oma poliitilist asja. Tegid kriitikat konkurentide või teiste parteide teemal ja nii edasi, aga üldjuhul jah, siis sõnavõtuks oli aega 5 minutit, eks ole. Et see siis lõppes sellega sellise statementiga, et aga loomulikult seda seaduseelnõu, seda liitumiseelnõu me toetame. Ja hääletamise tulemus oli siis 86 poolt. Et Riigikogus ilmselt ei olegi nii suure häälte enamusega vist tükk aega mingisugust, ma ei tea, eelnõu vastu võetud. Ja sellega oli siis nagu protsess meie pool tehtud ja edasi viis protsessi Välisministeerium. Nüüd selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega liitumise puhul on ette nähtud teatud protseduur ja siis kosmoseagentuuri puhul oli see protseduur selline, et neid liitumiskirjasid, mida siis saadab välja Eesti Välisministeerium, deponeerib Prantsuse Välisministeerium Pariisis. Ja siis sellest kirjade üleandmise hetkest, kui kirjad on seal Prantsuse Välisministeeriumis vastu võetud, on liikmestaatus ametlik. Ja kõik oli nagu suurepärane, Välisministeerium võttis asja ajada ja siis me läksime septembris Pariisi ESA nõukogu koosolekule ja küsime, et noh, me siis nagu nüüd täisliikmed või. Ja selgus, et liitumiskirjad ei ole Prantsuse Välisministeeriumisse jõudnud. Siis hakkas otsimine, kuhu kirjad jäid. Ja see otsimine siis lõppes sellega, et need kirjad olid Eesti suursaatkonnast Pariisis saadetud autojuhiga Pariisi Välisministeeriumisse, kes andis need kirjad seal üle. Aga ta andis nad sisse ilmselt valest aknast. Ja need kirjad kadusid seal Prantsuse Välisministeeriumis ära. Aga need kirjad leiti üles. Ja siis Prantsuse Välisministeerium ja ESA mõtlesid, et kuidagi nüüd tuleks oma nägu säilitada ja panna siis sellele liitumispäevale nagu selline soliidne number. Sest noh, kirjad olid seal septembrikuu jooksul, nad olid augustis juba jõudnud sinna Välisministeeriumisse, üles leiti nad kusagil septembri lõpus. Ja siis tehti selline otsus, et meie ametlik liitumise kuupäev on 1. september 2015, mis kõlab nagu hästi. Nii, et see oli selline tore ja erutav seik, et taoliste asjade puhul ikkagi ei pruugi, kuigi tundub, et protseduur on väga lihtne ja konkreetne, aga ikka võib midagi valesti minna, et sellega lihtsalt tuleb arvestada. Aga kui me siis olime saanud täisliikmeks, tuli meile kohe terve hulk kohustusi. Ja need kohustused seisnevad selles, et
igal liikmesriigil peab olema ESA juhtorganites esindus. Ehk siis iga liikmesriik peab kokku panema delegatsiooni, Eesti ESA delegatsiooni ja need delegaadid siis esindavad liikmesriiki vastavates komiteedes ja komiteesid on kahte sorti, on siis sellised horisontaalsed komiteed, mis tegelevad kõigi teemadega ja on siis programmide komiteed, mis tegelevad konkreetse programmi asjadega. Ja meil oli siis suur rõõm või õigemini meil ja konkreetselt minul oli siis suur rõõm ja ülesanne hakata seda delegatsiooni kokku panema, et siin ühes järgmises kirjas siis minister Anne Sulling määras mind delegatsiooni juhiks ja mina pidin siis kokku panema selle Eesti delegatsiooni, aga enne seda veel tulles liitumise juurde korraks tagasi, ega see liitumine äratas isegi ka päris kosmoses tähelepanu ja siis selle konkreetseks väljenduseks on Itaalia astronaut, kes viibis tollel hetkel rahvusvahelises kosmosejaamas. Tema pani Instagrami või kuhu ta selle siis, ühesõnaga sotsiaalmeediasse pani siis oma pildi koos Eesti lipuga ja kirjutas sinna juurde siis sellise teksti, et ma otsisin üles oma kunstitarbed ja selleks eriliseks juhtumiks ja siis ta joonistas ja värvis sellise Eesti lipu ja kirjutas sinna oma postitusse Tere Eesti. Et seda pilti me siin niimoodi vahetevahel ikka näitame. Aga tulles tagasi delegatsiooni juurde, siis mul oli rõõm ja vaev hakata kokku panema seda esimest Eesti delegatsiooni. Ja sellesse Eesti esimesse delegatsiooni me siis saime kokku 14 liiget. Ja ESA puhul on siis kohustus osaleda nõukogu töös, administratiiv- ja finantskomitee töös, kosmoseteaduse komitees ja rahvusvaheliste suhete komitees. Ja siis need ülejäänud komiteed, need on juba siis programmide kesksed ja ESA selline ülesehitus näebki ette kahte sorti programme, on nii-öelda kohustuslikud programmid, kus tuleb osaleda ja kohustuslik programm on teadusprogramm. Teadusprogrammi peab iga riik raha panustama. Aga mis teeb nagu ESA atraktiivseks ka väikesele liikmesriigile on see, et enamus ülejäänud programme on valikprogrammid. Ja nendesse valikprogrammidesse saab siis riik paigutada oma raha just lähtudes sellest, kuidas riigi ettevõtted suudavad seda raha, mis siis pannakse üles ESA hangetesse, tuua Eesti või konkreetse riigi majandusse tagasi. Ja see on alati kõige keerulisem koht, aga selleks, et see raha ikkagi tagasi tuleks, ei piisa ainult sellest, et nüüd nendele meie ettevõtjatele saata see link, kus see hange on üleval ja öelda, et hakake pakkumist kirjutama, et tegelikult on vaja neid ettevõtjaid motiveerida, koolitada ja aidata nendel neid pakkumisi kokku panna. Ja selleks, et me selle asjaga oleksime edukad, panime me käima sellise süsteemi, et kasutada nii-öelda tööstusnõustajaid, inimesi, kes on ettevõtlusele lähedal ja kes
suudavad ettevõtet aidata sellest ESA pakkumise koostamise rägastikust läbi ja mis kõige olulisem, teha õige asja peale oma pakkumine. Selleks me tänu jälle heale tähtede seisule saime veidike vahendeid ja panime siis püsti sellise projekti, mille nimeks on InnoSpace, praegu jookseb meil juba 4. InnoSpace, nüüd hakkasime tegema aastast 2017 ja selle sisuks on siis see, et meie nii-öelda tööstusnõustaja aitab välja valida just nimelt need programmid, mis on Eestile kõige kasulikumad, mis on ettevõttele kõige kasulikumad. Ja see tööstusnõustaja põhimõte on tänaseks ESA-s muutunud populaarseks, et seda rakendatakse ka mitmete teiste või enamuse uute liikmesriikide juures, sest see töötab hästi. Aga ega ESA ka ise ei ole liiga naiivne nagu selles mõttes, et sellised uued liikmesriigid nüüd suudavad kohe selle raha tagasi tuua ja selleks siis enam ei ole uus liikmesriik, oli võimalik käivitada taas selline programm, mis tõi Eestisse hanked, mis ei konkureerinud teiste riikidega. Ja selleks oli siis võimalik ESA-ga teha nõndanimetatud diil. Diil seisnes selles, et osa sellest kohustuslikku makserahast oli võimalik suunata sellesse Eestisse eksklusiivselt suunatud programmi. Ja selle kokkuleppe me tegime tolleaegse tööstusdirektori Erik Morelliga Pegasuse kohvikus, sisuliselt salvräti peale kirjutasime, et numbrid. Me seal natuke kauplesime ja saime veidike raha juurde ja siis see asi nii vormistatigi. Et selles suhtes mul on hea kommenteerida nagu seda suhet ESA-ga, et ESA-s on inimesed, kellega saab rääkida. Et kui me räägime näiteks siin mingitest teistest rahvusvahelistest organisatsioonidest, suurtest, siis seal see suhtlemine on suhteliselt formaalne, asjad pannakse ühest aknast sisse ja teisest aknast tuleb vastus, aga ESA-ga on see kõik olnud suhteliselt inimlik. Ja selles suhtes see on minu jaoks olnud meeldiv ja huvitav aeg ja ma olen sellest saanud palju häid kogemusi, aga siin tuleb alati öelda ühte, et kindlasti on veel rohkem olulised need head inimesed, kes on siin Eesti poole peal. Et kui me rääkisime siin tööstusnõustajast, siis tööstusnõustaja on meil algusest saadik olnud Tõnis Eerme ja tema panus kosmoseagentuuri on olnud väga oluline ja väga suur. Just nimelt ettevõtete toetamisel, aga ka siis meie kui kosmosebüroo nõustamisel. Ja loomulikult minu head kolleegid läbi aastate kosmosebüroos. Et meie praegune viimane koosseis on nüüd siis juba 3. aastat ja toimib uskumatult hästi. Et mul on rõõm omada minust 2 korda ja võib-olla isegi rohkem nooremaid kolleege, Elisolt ja Sander Sipelgas, kes teevad suurepärast tööd ja tänu kellele oleme me praegu kosmoseagentuuris sellised natukene
noh, nad ise niimoodi muidugi ei ütle, aga me oleme natuke sellise imelapse staatuses, et kosmoseagentuur rehkendab sellist geograafilise tagastuse koefitsienti, et kui me siin rääkisime sellest, et on igal riigil õigus saada tagasi see raha lepingute vormis, mis ta on sinna panustanud, siis rehkendatakse ka seda läbi tagastuskoefitsiendi ja see tagastuskoefitsient siis järelikult nii-öelda normi järgi peaks olema 1. Eestil oli maksimaalne tagastuskoefitsient 1,69, praegu on ta meil siis 1,29, aga noh, me liigume sinna ühe suunas, mis on, eks ole, nominaalne. Aga see näitab seda, et me oleme teinud nagu õigeid asju ja kui vaadata nüüd sellist ESA seesmist statistikat, siis nad teevad sellise tagastuskoefitsiendi tabeli. Eesti on seal kusagil paremas servas üksinda, teised on seal enam-vähem keskel seal selles ühekandis. Aga mõned riigid, kes meiega samal ajal on alustanud liikumisprotsessi, on seal jälle vasakpool pool. Et kuidas keegi on oma asju ajanud ja muidugi teeb suurt heameelt see, et meil on kogu selle kosmoseasja ajamise juures olnud ikkagi väga suur abi ja suur tugi majandusministeeriumist selleks, et raha Eesti kosmoseasja ajamiseks on ikkagi nende käes, aga selleks, et seda raha mõistlikult kasutada, on meil olemas ka kosmosestrateegia, ehk siis me ei tee asju sugugi mitte niimoodi, nagu meil pähe tuleb, vaid meil on kindlad eesmärgid, kindlad mõõdikud ja me tegutseme, ma ütleks, päris tõhusalt praegu. Aga ees seisavad huvitavad ajad ja kosmoseagentuur iga 3 aasta tagant teeb sellise suure kokkusaamise riikidele, et siis saada teada järgmise 3 aasta riikide panused eelarvesse ja 2025 on siis jälle see piduliku kokkutulemise aasta, kus siis pannakse riikide poolt paika raha, mis riigid panustavad erinevatesse valikprogrammidesse ja loomulikult see puudutab ka meid ja praegu me siis tegelemegi selle ettevalmistusega, et teha need panused õigetesse valikprogrammidesse. Aga see on nüüd see äripool. Aga lisaks ärile on siin ka inimlik pool ja tänu sellele, et me oleme kosmoseagentuuri liige, on terve hulk noori inimesi saanud ESA-s töötada, teinud ESA-s karjääri ja terve hulga noori inimesi oleme ka meie siit saatnud stažööridena ESA-sse tööle ja elu näitab, et need inimesed, kes sealt tagasi tulevad, on Eestile väga kasulikud. Ja võib-olla ühest asjast peaks veel rääkima, mis on ikkagi ka sellise märgilise tähtsusega ja see on S-Cube 1. Ja S-Cube 1 sai ju tegelikult lendu viidud jälle tänu aastal 2013, me ei olnud veel kosmoseagentuuri liige, aga tänu sellele, et ühel kosmoseagentuuri ja kosmosepoliitika instituudi kohtumisel oli, kus ma osalesin, oli ettekanne ühelt ESA kanderakettide direktoraadi tegelaselt. Ja tema rääkis, et nüüd me siin varsti katsetame järgmist kanderaketti, mille nimi on Vega. Ja selle peal on seal mõned siis lastid, mida kosmosesse viiakse. Aga samal ajal oli siis Mart Noorma ju Tartu Ülikoolis käima lükanud juba
tudengisatelliidi projekti, mille idee ta tõi kaasa siis Ameerikast, kus ta oli stažöör. Ja kui ehitatakse satelliiti, siis ta peab kuidagi kosmosesse ka jõudma. Ja siis õnnestuski selline üsna unikaalne skeem püsti panna, et me saime selle S-Cube'i sellele Vega teisele lennule ainsa kuupsatelliidina. Ja siin tuleb öelda, et olgugi, et siin nagu sellist eeltööd oli vaja teha, et selline võimalus üldse tekitada ja see teema nagu laua peale tuua, aga see realiseerus siiski tänu Ene Ergma ja Jean-Charles Tortani kohtumisele Genfis Auru laeva peal. Genfis oli üks üritus, kus siis osales ka Eesti delegatsioon Ene juhtimisel ja Ene siis Genfis seal järve peal sõites võttis Jean-Charles Tortani pinsakanööbist kinni ja küsis, et kas sa võtad meie satelliidi oma raketi peale. Aga mis siis džentelmenil üle jääb? Ja Tortan kasutas muidugi seda, et ta siis tõesti selle otsuse tegi hiljem mitmetes oma sõnavõttudes, et I promised, madame, I did. Et S-Cube 1-st ikkagi kujunes uskumatu edulugu ja selle mõju avaldub tänaseni selles, konkreetselt täna me pidasime kosmoseagentuuriga koosolekut, kus sai paika pandud S-Cube 3 siis järgmised tegevused, et see satelliit saaks orbiidile kusagil aastal 2026-2027. Aga sellest satelliidist tuleb juba midagi hoopis tõsisemat, kui oli S-Cube 1.